Tere tulemast vaatama, kuulama järjekordset Uncast Estonia saadet või täpsemalt siis podcasti, nagu seda tänapäeval moodsas keeles nimetatakse. Ja täna siis stuudios nii-öelda Arto ja Reimo, nagu ikka, arutame siin maailma asju ja räägime vabalt erinevatel teemadel. Ja täna kolmandas saates on siis vaatluse all või uurimise all või arutelu all selline asi nagu seadus. Ja räägime siis sellest erinevatest vaatevinklitest lähtudes ja nii vaimsetest kui ka inimeste seadustest ja ma usun, et kõik see kenasti tuleb ühte suurde harmooniasse kokku, nii et käime ilmselt erinevat detaile ja näiteid siin läbi ja püüame anda siis edasi mingisugust tarkust, oskust, kuidas võib-olla ise paremini toimida tänapäevases elus ja üldse elus selles mõttes. Tere tulemast, Reimo, rõõm sind näha siin. Tere, Arto. Kuna me oleme siin eelnevates saadetes rääkinud anarhistlikust mõtteviisist ja lähenemisest elule ja suhetele ja nii edasi, et siis see anarhism on selline asi, mis mingis mõttes nagu vabastab inimesi rohkem, sest et see baseerub sellistele universaalsetele seadustele ja mitte tingimata siis, eks ju, inimeste loodud seadustele. Sest et osad inimesed on lihtsalt ennast üles seadnud kui autoriteedid ja ütlevad, okei, me oleme nüüd siin bossid ja nüüd asju teeme nii. Et lihtsalt on sellised, kes siis nii-öelda nõuavad jõuga, et teised neile kuuletuksid ja neile alistuksid, eks ole, teeksid asju nii. Aga nojah, siin tänases maailmas vist on juba ammu öeldud ka, et nii-öelda kaks asja on kindlad, mis on suurim ja maksud, eks ole, aga maksud on inimeste leiutis, ei ole tegelikult kindel, see on lihtsalt ainult kokkuleppeline selles mõttes. Ja mis puudutab siis surma, see on ka nagu selles mõttes, et ainult füüsilise keha surm. Aga sellest ühes teises saates jätkub. Sellel teemal debatt jätkub just. Aga igal juhul, Reimo, ma annan otsa sinu kätte, et ole hea, et võid jagada oma mõtteid seaduse teemadel, nii et ma tean, et sinul on see hea sissejuhatav pool kindlasti olemas selle kohta. Jah, et tuletaks siis meelde, et anarhia põhiprintsiipideks on enese omamine ja vägivalla mitte algatamine. Sellest lähtuvalt siis seda teemat nüüd käsitlemegi, et kuidas siis lahendada olukordi, kui tuleb kokku puutuda niinimetatud autoriteetidega. Et kuidas siis neid kahte printsiipi kasutada nii, et selles ka nagu abi oleks ja millest oleme ka varem rääkinud, et ühelgi inimesel ei ole rohkem õigusi kui teisel. Ühe inimese õigused lõpevad seal, kus teise omad algavad. Ja midagi ei muutu isegi siis, kui tuleb palju inimesi kokku ja hääletavad midagi, panevad midagi kirja. No see ei puutu kuidagi minusse, kui ma ei ole nõusolekut andnud. Aga kuidas siis vältida demokraatiat, jõugu vägivalda, enamuse türanniat, tuleks mõnes mõttes kasutada nende enda relvi, nende enda loodud seadusi, kuid sellel on omad puudused, sest nende loodud struktuur on väga keerukas, seal on omad protseduurireeglid ja kui sa nagu kõike usud, mis sulle selle kohta räägitakse, et see on kõik vankumatu, see kõik kehtib, no siis tuleb sul advokaat palgata ja maksta kõvasid summasid, teadmata kaua. Ja see on nagu niisugune lõpuks kullaltki surnud ring. Sest advokaat on, isegi kui ta on parimate kavatsustega, on tema käed seatud erinevate protseduurireeglitega. Siin on nagu kaks võimalust, et kuidas asjale läheneda. Kas siis, igaüks peab lähenema sealt, kus ta parasjagu on, mida ta maailmast arvab. Kui sa arvad, et usud koolis õpetatud teooriaid evolutsioonist, suurest paugust, siis sa pead nii-öelda ilmalikku lähenemist kasutama. Sul tuleb, sinu autoriteet tuleb sinust enesest
ja sa pead oma paberitöö selle ümber nagu kujundama. aga sellel on omad puudused, sellepärast et ma olen näinud anarhisti, keda võmmid kimbutavad ja tema YouTube'is videosid, et võmmid kas ta ei maksnud parkimist või midagi linna territooriumil nii-öelda ja võmmid vedasid ta auto minema. No midagi selles stiilis. Ja ühesõnaga tema siis ronis oma auto katusele ja proovis nende südametunnistusele koputada ja rääkis moraalist ja see ei viinud kuhugi, võmmid ainult naersid, auto viidi minema. Ja siis tuli kohtuistung. Seal ta koputas taas kohtuniku südametunnistusele, aga sellest seal nagu midagi abi, lõpuks saadeti ta psühholoogi juurde, kuulutati teovõimetuks ja ta oli sunnitud omal advokaadi võtma või ta nagu ei suutnud seda või osanud seda tõrjuda kuidagi. Ma ei ütleks, et ta on ateist, ta on korduvalt loojat märkinud, aga on vaja teatud viisil seda läbi mõelda ja vaadata, mis on olnud edukas maailmas ja mis mitte. Ja siis öeldaksegi, öeldakse, mõned inimesed räägivad, et piibel on mõeldud seaduse raamatuks. Kuidas seda mõista? Eriti just konkreetselt 1611. aasta kuningast Jamesi piibel. Mis sa arvad, kuidas seda võiks üldse mõista, et miks ta on seaduse raamat ja... No nii palju, kui ma ise kuulnud olen või kursis veidi, et siis need esimesed piibliraamatud, need Moosese raamatud seal nii-öelda, mida tõenäoliselt kõiki Mooses ei kirjutanud, aga seal on hästi palju kirjas igasuguseid seaduseid, siis alustades siis sellega, mida Mooses sai mäe peal sealt inglite käest siis need 10 käsku, et nii-öelda natukene asju arusaadavamaks teha inimkonnale. Ja et selles mõttes ja mõni ütleb, et ei tea, kas need ikka kehtivad ja selles mõttes, et need võib-olla ühesõnaga on ju arutelu, kas see on üldse käsud või ei ole, et võib-olla vabatahtlik ja nii edasi, eks ole. Aga lõppkokkuvõttes need on ülihead reeglid või ütleme siis seadused ja need kõlastavad ja koos näitavad just seda, mismoodi see maailm universaalselt on üldse paika pandud, on ju. Ja et kui inimene teeb nende asjade järgi, nagu seal on soovitatud, eks ole, et nii-öelda armasta Jumalat, armasta inimesi, ära ürita kellegi nii-öelda lehma või autot või midagi nii-öelda minema ajada, eks, kaaperdada, siis sa teed õiget asja, sa elad oma elu hästi ja õigesti, vaata, et harmoonias nii, ütleme, universaalsete seadustega, loojaga kui ka teiste inimestega, iseendaga, nii et see toob kõige paremad tulemused, see on nagu, mis on selle point. Ja tegelikult seal on ka muid seadusi pärast hiljem, mida on siis kirjutanud sinna juurde kuidas neid nimetati, preestrid ja templitest need preestrid, eks ole, kirjutasid omalt poolt veel juurde, seal on mingisugune juutidele mõeldud 613 käsku, erinevad mingisugused seadused ja mida kõike. Ühesõnaga see on selline väga piklik, pulklik asi, et ma ei tea, seda asja tohid süüa, seda ei tohi süüa. Seal pead tegema niimoodi, seal pead kuskil mingi kummarduse tegema, mingit tossupommi viskama. Okei, ma natuke pingutasin üle. Aga jah, siuke peensusteni välja. Ja iga rikkumise eest pidi tüüvitama nii kahjusaajale kui ka loojale. Või issandale, nagu seal kirjas on vist. Just. Ja siis olid pikad kirjeldused, kuidas sa pead mingit looma tapma ja kuidas seda verd sinna altarile. Jah, igasugust värki oli. Kuidas sellesse suhtuda, aga need 10 käsku, need on nagu asjakohased täiesti. Jep, nende järgi saab oma elu seada üsna kenasti selles mõttes, et me teame, et need seadused töötavad ja me teame, mis tulemused nendel on, kui nende järgi tehakse, et nende armastuse seaduste järgi siis. See on siis, ütleme, see põhjus, miks võiks nimetada piiblit seaduse raamatuks, kuigi seal piiblis on 66 raamatut ja seal väga palju igast erinevat infot ja materjale, mida läbi käia, et kõik otseselt nagu seadust kui sellist ei puudutagi, aga seal on ka päris palju just tegemist sellega, et kuidas nii-öelda oma elu võiks paremini seada ja elada, et teha paremaid otsuseid.
no vaata see piibliga käib nagu tihti kokku teatud stigma, et osad inimesed nagu ei mõista, et milleks see erinev on, mis poolest see erinev on kui Koraan või teised pühakirjad. Ja teised inimesed jälle võtavad iga viimast sõna seal Jumala sõnana. Miks just piibel, miks mitte Koraan, miks mitte Bhagavad Gita, mis iganes? Mis sa arvad sellest? Tänud küsimast. Minu arvamus on see, et ma arvan, et esiteks see on ennast nii hästi tõestanud ja ta on paljuski väga selge ka selles mõttes ja ta ei esita ka tähendab väga ulmelisi ootusi, et kõik need asjad, mida seal on nagu kirjas, nad on tegelikult teostatavad igapäevaelus, on ju. Kuigi kohati raskustega, jah, kõik ei tule alati kohe välja, ma ei tea, mis seal oli, ära himusta oma naabrimeest ja naabrinaist ja midagi sükest, see alati ei õnnestu nii perfektselt, eks ole, see on nagu inimestel on süke. Inimestel on inimlik loomus ja see nii-öelda see füüsiline keha, sellel on omad soovid ja nii edasi, et siis alati ei õnnestu elada perfektselt nende seaduste järgi, ütleme siis nii. Mõnikord, ma ei tea, vihastame, oleme pahased, pettunud, siis ütleme halbu sõnu ja nii edaseks. Ja see ei lähe jälle kooskõlla nende selle armastuse seadusega. Aga lõppkokkuvõttes need seadused on selged ja need on toiminud aasta tuhandeid põhimõtteliselt, jah, et sellest ajast, kui need nii-öelda siis vastu võeti siia. Aga eks need kehtisid tegelikult ennem seda ka, kui tegelikult järgi mõelda, lihtsalt nad ei olnud sellisel kujul kirja pandud. Nüüd tookord lihtsalt sai kirja pandud. See on umbes nagu, et lõke põletas ennem ka, nüüd lihtsalt sai üles kirjutatud, et näe, lõke on kuum ja põletab. See teeb sama välja. Et see on midagi universaalset, mida ei saa nagu muuta vaata. No jah, igaüks siis järgnevast lähtub oma seisukohast ja kasutab, mis talle kõige parem tundub. Aga siis see on see seisukoht, kust me siis hakkame lähtuma. Tahaks veel mainida, et see Jumala seadus on anarhistide hulgas on rohkem tuntuna loodusõigusena, natural law, kus nagu loojast ei räägita. Ja see on ilmne, et kui sa viskad kivi üles, ta kukub alla. Ja ükskõik kui palju sa rahvas kokku ei kogu ja ei hääleta, et ta ei kuku alla, siis sa pead ikkagi järgima seda loodusseadust, loodusõigust. Just. Et see arvestama sellega, et see kivi kukub alla, muidu võid vastu pead saada. Väga õige, jah. Täpselt nii. Ilma asjata illusioonide käes kannatada. Ja samamoodi, kui sa teed kellegile halba ja sa ei ole veel täielikult ära kalestunud, siis see teeb sulle endale kannatusi kohe selle samal hetkel oleneb, kui kalestunud või tundlik sa oled. Täpselt, täiesti nõus. Sellest tuleks õppida. Täiesti nõus ja see on nagu südametunnistuseks nimetatakse ka seda üsna tihti. Et see, et sa sisemiselt tead, et kas sa teed armastavaid asju või sa ei teeks. Ja sellest lähtuvalt, ma arvan, et see ongi üks olulisemaid asju meie elu juures, aga paljud muidugi kalestavad seda või nagu tuimestavad oma seda südametunnistust. Aga jah, et nende universaalsete seaduste vastu me ei saa, et need lihtsalt nii-öelda on olemas, need ümbritsevad meid, need läbistavad meid, me ei saa neid muuta. Et see ei ole inimese võimuses muuta neid seadusi. Ja ega ei oleks ka nagu tark, sest et need on väga hästi toimivad ja nii-öelda hoiavad kogu seda universaalse struktuuri süsteemi väga hästi koos ja üleval, nii et see on minu meelest perfektselt tehtud. Mis puudutab nüüd seda, et kui palju inimene on nende seadustega kooskõlas, on nüüd natuke teine teema ja seda me kohe hakkame vaatama ka. Lihtsalt, mida ma siin ennem veel ära mainin, on siis see, et sisuliselt universaalne seadus on see, et armastuse seadus on ülim. Ja kui sa oled armastuse seadusega kooskõlas, siis sa põhimõtteliselt eladki ja tegutsed nagu õigesti selles mõttes. Ja oled harmoonias sellega. Ja loomulikult inimestel on vaba tahe, mille abiga on võimalik nii-öelda minna konflikti või vastuollu selle armastuse seadusega, ehk siis tegutseda sellest väljas olevalt. Ja siis sellega inimene lõhub ennast tegelikult, lõhub oma hinge ja lõhub ka tegelikult suhteid teiste inimestega. Ja sinna hulka lähevad igasugused asjad nagu nii-öelda just teistele kurja tegemine ja vargused ja ülekohus igasugune, eks ole. Seda nimetatakse ka patuks muuseas. Patt on just see, et kui sa lähed armastuse seadusega vastuollu või et sisuliselt.
inimesed saavad jah valida, et kas nad alluvad sellele seadusele või mitte, eks ole, et selles mõttes see on. No kahtlejatele tuletaks meelde, et kui keegi kahtleb, et inimesed, kas nad järgivad või ei järgi loodusõigust, armastuse seadust, siis pruugib ainult ümberringi vaadata, kas maailm on täis õnnelikke inimesi ja rahulikke ja rahulolevaid. Ma väga kahtlen. Jep, ega ma ka väga palju õnnelikke inimesi ei näe. Facebookis ja Instagramis tuleb küll neid igasugused postitusi, kus on siuksed nii-öelda, vaadake mind, ma olen kuskil siin X kohas ja elu on nii lill, vaata. Aga no need on siuksed, see on see Instagrami elu, eks ole, mis alati ei ole tegelikult see, mis tõsi on igapäevaselt, eks. Et võibolla siuksed head ilusad hetked lihtsalt, aga noh, see on nüüd teine teema. Igal juhul jah, et need universaalsed seadused ja siis on need, mis on inimeste seadused, eks ole, et põhimõtteliselt on võimalik ju teha ka niimoodi, et inimesed saavad lihtsalt teha oma seadused. Et sõltumata siis nendest universaalsetest seadustest ja siis ka sellega tekitada konflikt, kui ma õigesti aru saan, on ju. Näiteks, näide number 1, maksud. Piiblis öeldakse ära varasta, on ju. Et siis mis tegelikult läheb kooskõlla selle armastuse seadusega. Sest et varastamine on teise suhtes ülekohtu tegemine. See on see, et sa võtad midagi jõuga ära ja tekitad teisele kahju, on ju. Ja noh, lõpukokkuvõttes kannatavad mõlemad, nii see kahju tekitaja kui ka see, kes saab kahju, on ju. Et see nagu ei loo head ühiskonda ega mitte midagi sükast. Noh, nüüd tulles siis siia nii-öelda inimeste seaduste juurde, milleks on siis näiteks üks sellised nagu tulumaks ja käibemaks ja maamaks ja kuumaks ja päiksemaks ja kõik muud siuksed asjad. Noh, kuumaksust ma saan aru, aga maamaks on anna siia või muidu, eks ole. See on ähvardusega vargus, välja pressimine ja see kindlasti ei ole õigustatud, lihtsalt mina ka alguses ei seostanud seda, et see on vargus. Ma mõtlesin, et nii käibki asi, noh, see on ju normaalne, loomulik, kõik maksavad makse ja värke, et mis asja nad, vargus, mis mõttes vargus on ju. Et kui sa tegelikult hakkad süübima, siis sa saad aru. Ja Larkin Rose räägib oma raamatus ka selle muidugi väga hästi lahti ja YouTube'is saab otsida, et taxes are theft ja nii edasi, et selle kohta on infot väga palju. Aga siin ongi jälle see, et inimestel on valik, et kummale seadusele nad alistuvad, kas Jumala seadusele või ütleme siis looja seadusele, mis on see armastuse seadus, või inimeste tehtud seadusele, mis on sellega konfliktis, eks ole. Et, ja saavad vastavalt sellele mingid tulemused. Et võibolla me küll ei taju, et me teeme midagi kurja sellega, kui me nii-öelda maksame makse, aga noh, siin muidugi inimesed alluvad rohkem hirmust ja teadmatusest, kui. Ja, see on rohkem on tegemist pettuse kui varguse või rööviga. Ja, rööviks läheb siis, kui sa nagu otsustad siiski ülima seaduse järgijaks saada, et tahad tegutseda armastuses, aga näed, kellelegi see ei meeldi. Tulevad sulle selle peale kohe midagi muud ütlema. Kirju saatma ja mida kõike. Aga lõppkokkuvõttes, et me kõik tegelikult peame tegema valikuid, et millisele seadusele me siis alistume või mitte, eks. Ja mina isiklikult olen näinud, et ma tahan järgida seda armastuse seadust. Ja ma näen, et nii on parem. Ultimately või lõplikult, et nii on parem oma elu elada, nii on parem suhteid luua, korraldada, nii on kõik parem. Niimoodi kui kõik seda sama teeks, tegelikult maailm oleks palju õnnelikum. Selle peale ma võin oma mütsi ära süüa. Aga Reimo, et kuidas sina näed, et siin on need inimeste need seadused asjad, noh, me oleme olukorras, kus me peame valima, et kas me täidame seda universaalset seadust või siis inimeste seadust, et no kuidas sa kaitseks ennast sellises olukorras üldse, et kui sul on vaja näiteks ära tõestada, et okei, et ma tahan nüüd armastuse seadust järgida, et teate, maksuamet nüüd ma nagu ei kavatse teil järgmisest kuust enam makse maksta. Ainuke variant on siis see, et võtad ennast töötuks ja toobi rahast või on mingid muid variante ka kuidagi või pääseda või mis moodi saaks ennast üldse kaitsta nagu selliste, ütleme, kurjade seaduste eest, ütleme siis nii? No olen viimased pool aastat või natuke rohkem, natuke asja süvenenud. No mitte nüüd väga, väga põhjalikult, aga siit-sealt edulugusid kuulanud ja terve konverentsi või jagu videosid siis, kus mingi üle 20 inimese siis jagasid oma lähenemisnurki, mis on neid avitanud. Ja põhiline nagu ongi seal, et kui tuleb sulle mingi paber koju,
et siis tuleb sellele vastus kirjutada mingisugune. No lähenemisi on erinevaid. Juba algab sellest, et saadad selle lihtsalt tagasi, kuna sellist vastuvõtjat siin ei ole. Nimi on alati seal suurtähtedega. Minu nime ei kirjutata nii. See on üks valik. Juriidiline selline nagu päris inimese mingi mäng käib siin, eks ole? No, see on terve õlgmehikese teooria käib sinna taha, et sinu sünni ajal luuakse selline juriidiline isik, millel on täpselt sinu nimed ja millega siis opereeritakse. No see selleks, et sellest ma väga ei räägi. Kui otsustad vastata, siis edukaks on osutunud selline taktika, et deklareerid ka oma staatust eelkõige ja deklareerid oma omandit. Enese omamisega läheb see hästi kokku, et sa oled elav hingav mees või naine otse loojast allpool, et sinust allpool. Valitsus enam ei ole sinust allpool. Aga paberitöös siis räägiks sellest ja võtaks appi ka nende endi seadused. Tsiteeriks universaalseid seadusi ja tooks ka välja nende endi seadused, mis sellega klapivad. Okay. Et põhiline on välja tuua sellised aspektid, mis mingil viisil teevad sellele kirjasaatjale isiklikult selgeks, et ta ei ole kuidagi kaitstud sellise rünnaku eest, mida tema on siis minu suhtes algatanud. Ma olen võimeline ka tema vastu mingisuguse kohtuprotsessi algatama. Nagu täitsa selle isiku suhtes, kes saatis sulle kirja, jah? Selle mehe või naise suhtes, kes mulle saatis selle kirja, kellel ei ole mingit volitust seda teha, sest mina ei ole seda volitanud ja üritab mult midagi välja võtta ähvarduste abil või kuidas iganes. Ma tooks mõned näited. Ameerikas on üks meditsiiniõde, kellelt hakati nõudma tema töökohas vaktsiini tegemist. Ja see oli veel gripivaktsiin. Ja ta oli ka kuulanud neid seadusega tegelevaid inimesi ja ta oli lepinguline, ta ei olnud nagu töölepinguline, aga nagu oma firma alt või nii. Ja kõik oli kokku lepitud, ta ütles ära, et ta ei soovi seda süsti saada, kõik oli kokku lepitud, jah, sobib, tuli teisest osariigist kohale, läks sinna haiglasse tööle, siis öeldi, et nii, nüüd on paari päeva pärast vaja süst ära teha, muidu lõpetame lepingu. Ja siis ta oli sunnitud panema paberidokumendi kokku, et kuidas siis kõige paremini vastata. Ja sinna ta panigi kirja, kus tema õigused pärinevad ja et ta soovib, et kõik töö juures saadavad ja kantavad asjad oleks võimalikult tööpäeva lõppedes ja töölepingu lõppedes tema kehalt eemaldada, millele muidugi vaktsiin ei vasta. Ja tulemuseks oli see, et talle jäi see töö alles. Ja aasta pärast pikendati lepingut ja sai isegi palgatõusu. Vau, päris hea. Et kui nagu vettpidavalt asi koostada, siis on nagu võimalus. Ja selle dokumendi ma tõlkisin eesti keelde ka. Ja panen koos originaaliga meile Telegrami kanalisse kommentaari, kui me selle video postitame seal. Teine näide on isegi, kui sa ei vormista, sa ei pea alustama kohe mingi eelmise dokumendi vormistamisega alati. Räägin ühest juhtumist siin samas Eestis, kus Tallinna koolis nagu mitmel pool mujal hakkas liikuma selline kuuldus, et kooli kodulehel, et aktusele ei saa ilma
maski kandmata, ilma testi tegemata või ilma vaktsiini tõendita. Ja siis just ühel inimesel oli 1. septembri aktus oma esimesse klassi mineval lapsel. Ja tekkis mure, et kas ma nüüd ei saagi sinna või mida teha. Aga siis selgus, et kooli kodulehel ei olnud öelnud, et seda peab tegema, et palume kanda maski, kellel negatiivset testi ei ole, et seda saab vajadusel teha koolis. Selline jutt. Ja siis ta kirjutas lihtsalt meili kooli ja kus ta siis nagu tsiteeris mõnda, ta isegi oma staatust väga ei deklareerinud seal vist, aga lihtsalt tsiteeris mõnda olemasolevat Eesti Vabariigi seadust ja peagi sai ta direktorilt kõne, kus öeldi, et ikka saab ja tulge kohale ja läks kohale. Enamus inimesi oli ilma maskita. Kõik läks hästi. Keegi mitte midagi ei kontrollinud, et kas siis oli see tema kirjateene või saatis keegi veel midagi, igatahes või ei olnudki plaanis midagi kontrollida, seda me teada ei saa, aga edulugu on olemas. Vägev. Ja tegemist on inimesega, kes teab oma õigusi ka sellel tasemel, millest meie siin räägime. Ma lihtsalt tavalis seekord alustada e-mailist. Absoluutselt. Väga targalt lähenetud tegelikult ja siin tuleb jälle ilmselt see sama koht mängu, et ta mängis selle peale välja, et näed, et nii-öelda isegi teie inimeste, teie kõrgem seadus Eesti Vabariigi tasemel mingisugune seaduseks ütleb nii ja ilmselt sellele tuleb alluda, sest et see on kõrgem seadus, kui see, mis te siin koolis ütlete või teete, eks. Et selles mõttes, et väga kavalalt tehtud, eks. Et ma arvan, et see on üks meetod tõesti, kuidas me saame nii-öelda ennast kaitsta, vajadusel siis ka inimeste seaduste eest, siis tuginedes mingisugustele olemasolevatele inimeste tehtud seadustele. Ja kui ma eksi, siis vabariigi põhiseaduses on tegelikult päris palju huvitavat ja kasulikku kirjas, millest suurem osa inimesi tegelikult isegi Eestis ei tea. Ja sealt võib tegelikult väga palju enda kasuks välja lugeda. Kellel internet kodus on, saab seda lugeda, uurida sealt natukene. Aga et tasub võib-olla isegi seda uurida. Ja see läheks ka paberitöösse kirja, et ma järgin eelkõige Jumala seadusi ja ka inimeste seadusi, kui need ei ole kõrgema seadusega vastuolus. Just. Sest nii ta peab olema. Just. Ja sa saad sellega lihtsasti ära põhjendada tegelikult selle inimesele, kellele sa näiteks seda mingisugust kirja kirjutad või ennast kaitsed siis. Et sellised inimesed, kes seal sellised kirju saadavad, nad ei pea seal kaua vastu, kui neile mingisugused moraalsed vastuvõitjad nagu ja näited, võrdlused korda läheksid. Ikkagi sa pead oma paberid koostama nagu nii-öelda veekindlalt ja vormistama nii, et vastaspool peab vastama samas ametlikus vormis. Et, ma olen jälginud Alphonse Fagiolo tegemisi näiteks, et tema koostab oma staatuse deklaratsiooni hoopiski vandetunnistus staatuse kohta nime all. Ja vandetunnistus on selline asi, mis kohtus jääb tõeks, kui selle kõiki punkte, räägin praegu Ameerikast küll, ma ei tea täpselt, kuidas Eestis, mis nime all need asjad on, õigussõnaraamatus oli see vandetunnistus või kirjalik vandetunnistus, affidavit of status. Ja ühesõnaga, et kõik need punktid, mis sa seal kirja paned, oma väited, need peab vastaspool ümber lükkama oma vandetunnistuses. Et tekib siuke nagu debatt tekib siis nagu, jah? Ja muidugi, kui see korralikult koostada, siis jäävad nad sellisesse olukorda, et kui nad sellele vastavad, siis nad muutuvad vastutavaks ise. Muidu on nad nagu
harjunud pugema igasuguste seaduslike paragrahvide taga, kuidas nemad milleski süüdi ei ole. See advokaat, kes sulle neid kirja saadab, et tal ei ole mingit isiklikku teadmist näiteks selle juhtumi suhtes. Ometi tuleb ta kohtus sinu vastu justkui tunnistama, prokurör. Fagiolo, tal on veel mitu punkti, mida ta teeb. Järgmisena läheb vandetunnistus faktide kohta. Et seal paneb ka kõik faktid kirja ja need tuleb samamoodi ümber lükata teise poole poolt. Ja siis esitab ka nõude, kahjunõude. Seal on veel mõned noensid, et mida ta on nagu seal lihvinud, mis tehnikaid, et ta enam ei hakka nagu ootama vastust, saadab kohe advokatuuri kaebuse selle advokaadi peale. Nii et see advokaat on lepinguliselt kohustatud oma kindlustust teavitama sellest kaebusest, mis omakorda jätab ta peagi, kui neid hakkab veel tulema mitu tükki aasta jooksul, siis ta võib oma kindlustusest ilma jääda ja siis ta enam advokaat olla ei saa, peab ausa töö otsima. Ja siit tulemegi nagu selle juurde, et loomulikult ei saa sa iseendale kedagi ennast esindama panna. Advokaati tellima, sa pead selle iseenda eest rääkima. Paberist üks ei piisa. Et sa võid kuskilt midagi välja printida ja visata siis posti või saata kohtusse või advokaadile. Aga kui sa ei tea, mis seal õieti kirjas on ja sa ei mõista seda ja sa ei seisa ise selle taga, siis on sellest vähe kasu. Kui asi jõuab kohtuni. Tavaliselt Fagiolo puhul need advokaadid lihtsalt kaovad ära siis. Et kui on eriti visad tüübid, et siis tuleb lihtsalt järgmine asemele. Aga teda ootab samasugune kirjatöö. Keegi nagu ei taha oma litsentsist või ei ole litsents, aga ei taha ilma jääda oma praktiseerimisvõimalusest. Loogiline. Ja siin räägitakse iseenda esindamisest. Selle ei saa ka teha. Sa oled ise, sa räägid enda eest. Sa ei ole enda esindaja. Ameerikas on selline mõiste nagu brochet, mis siis tähendab iseenda esindamist. Aga seda ei tohiks ka siis teha siis tema andmete järgi. Nii et see on põhimõtteliselt juba, sa teed endale kahju sellega, kui sa valid selle tee, et esindad ise ennast või? Okei. Võid see nagu oled sina ise, mitte sa ei vali seda teed, et sa esindad ise ennast. Okei, siin on erinevus. Sest kui sa esindad ise ennast, siis võetakse seda arvatavasti nagu selle õlgmehikese esindamisena. See suurte tähtedega see? Suurte tähtedega passis ID-kaardil olevat entiteeti siis justkui esindad. Ja see on lõks, kuhu ei oleks vaja astuda. Okei, nii et sa ütled siis, et ma räägin enda eest või kuidas sa siis ütled? Ma räägin ise. Räägin ise, okei. Ja, et siis on veel üks teistsugune natukene lähenemine, kus näiteks Robert Michael on selline inimene, kes sellest räägib. Ja seal ta räägib, et on selline küll levinud arvamus, et riigid on firmad. Tema väidab, et ei ole firmad, vaid on usaldusfondid, trustid. Et meil on antud nagu selle looja poolt maa usaldusfondi. Et siin maa peal oleme meie peremehed, dominioon on meil selle maa üle, meeste ja naistena. Ja tema ütleb, et on siis tehtud sellised alternatiivsed usaldusfondid. Ja need on siis riikide nime all tuntud. Ja need usaldusfondid omakorda siis asutavad firmasid, nagu Eesti Vabariik on usaldusfond ja Eesti Vabariigi valitsus on firma. Ja Eesti Vabariigi valitsuse võib isegi leida registreeringu numbri. Tunds registreeringu. Ei mäleta, mis see täpselt selle on tähendas. Okei, ja siis arvatakse ka, et see õlgmehike, see sinu suure täheline juriidiline isik seal dokumentidel,
et see on siis ka firma. Aga tema ütleb, et ka see on usaldusfond, trust. Ja kui sellele asjale niimoodi läheneda, siis sa räägid ikkagi kohtus õigest asjast ja sul on rohkem nagu alust, sinu jutul on rohkem alust tõepõhja all. Ja ta ütles, et nagu suhtumine muutub kohe, kui sa tuled sellise lähenemisega. Ja siis tema on veel niimoodi asja endale selgeks teinud, väidetavalt siis, et tema on teinud selle võlgmehikese trusti asemele oma enda trusti ja majandab sealt alt. Ja kõik tema vara, nii lapsed on meie kõige kallim vara ja kõik tema lapsed, autod, majad, kinnisvarad, kinnisvara on juriidiline termin, maa, see on tal kõik seal trustis. Ja see trust on tal registreeritud kuskil vallavalitsuses või midagi sellist maaregistris. Ta on päris edukalt tundub tõrjunud igasuguseid katseid talle mingeid trahve kaela määrida või. Väga huvitav lähenemine. No ja siis kui sa tead seda kõrgemat mängu, kuidas asjad seatud on, siis sa oskad niimoodi mõelda ja teha ja luua, korraldada, eks, aga kui sa ei tule selle peale, et mingid trustid on või trustid, siis jah. No vot, ja siis ta on muidugi kõvasti uurinud seda inimese seadust ka ikkagi ja teab, kuhu vajutada, mis nuppudele. Ja tal on seal ka mingi nüüd see eraklubi, kus sa saad liituda ja saad mingit tuge seal. Ja sellest võiks ka rääkida, et on avalik sfäär ja erasfäär. Meil on aetud segadusse avaliku sektori ja erasektoriga, et üks majanduspoha, eks. Aga erasfäär tähendab seda, et avalikul sfääril ei ole seal mitte midagi tegemist. Kui meie siin sinuga toimetame erasfääris, siis ei ole kellelgi sellega mingit pistmist ametivõimudel. Need on meie oma kokkulepped mehe ja mehe vahel, mitte nii, et kumbki meist esindab seda isikut. Ja kui me seda teeksime ja paneksime selle lepingusse kirja, oma isikukoodid, värgid, no selge see. Mul ei ole isikukoodi. Kuskil registris võib midagi kirjas olla, mul ei ole. Et sinul kui inimesel, kui vabal inimesel minul kui mehel ei ole mingit. Ma sündisin täiesti puhta lehena selles suhtes, et ei olnud mul nime, ei olnud mul isikukoodi. Ma sündisin, millal ma sündisin. See kuupäev on inimeste kalender. Kuigi väidetavalt on ta pärineb Jeesuse sünnist, aga ma arvan, et sellega on ka manipuleeritud. Et see kalender ei ole see, mis peaks olema. Täitsa võimalik. Kui me Jeesuse sündist arvestame. Terve mõistuse saates tuleb sellest veidi juttu, ma arvan. Üks võltsing jälle. Aga jah, siis kui erasfääris toimetada, siis on kaitse parem. Oleks veel selle lisanud. Kus selle kohta veel uurida saab, selle erasfääri ja selle asja kohta? Ma panen selle alla linkidesse, aga jaa, veel allikaid, et Beth Martensi intervjuud tema YouTube'i kanalil on vabalt saadavalt, Matt Belleri omad, Matthew Beller on ta odyssey.comi videoplatvormil. Seal on tema intervjuud, tal on teisi ka teistel teemadel, tema on mingi spordimees. Ja terviseentusiast selles mõttes. Ja siis on veel üks crow777.com crow77radio.com. Seal on siis 2-tunnised intervjuud või siia-sinna. Aga esimene tund on siis tasuta saadaval, et sealt on pärit siis see info selle eelmise näite kohta ka, kus see meetode edu saavutas. Sealsetest intervjuudest saime teada sellest. Seal on ka hästi palju seaduse teemalisi intervjuusid, ma vist suudan isegi leida
nende intervjuude nimekirja, mis osades nad olid. Et see läheb ka märkmetesse. Ja siis on veel näiteks Rise TVX YouTube. Et seal on palju seaduse teemalisi intervjuusid. Aga seal on ka muud krüptot ja värk, et igaühele midagi. Lahe. Aga seal jah, see eelpool mainitud Choose Freedom Laws Summit, et see on siis siukene kindel värk, et sa ei pea midagi otsima, kuulad järjest läbi, mõtled, siis on nagu kõige lihtsam. Ja isegi kui sul ei ole seda $20, siis tuleb kirjutada Beth Martensile ja öelda, et sa ei saa endale seda lubada hetkel. Vaatad ära, maksad hiljem, kui saad lubada, kui ei saa, siis ei maksa. Saab ka tasuta. Ta ei taha kedagi sellest eemal hoida. Lihtsalt palju vaeva oli sellega. Oleks hea, nad teevad seda veel edasi. Aga need on boonused, et seda sinna ilma maksmata ei saa, aga need suvel toimunud intervjuud, need on kõik tasuta võimalik siis spetsiaalselt küsides saada. No nii, põnev, siis on, kel luvi on, saab lähemalt uurida, nii et võimalus on. Ja nagu ka Piiblis on kirjas, et minu jah olgu jah, minu ei olgu ei, mingeid vandeid ma inimestele ei anna, minu ainuke ustavus on looja suhtes ja sealt tulevad ka minu õigused ja mehed ja naised on loonud valitsused ja see omakorda näitab, et valitsused on meist ja naisest allpool omakorda. Me paneme üles ka, võib-olla saad siia samma panna nüüd püramiidi. Ja. See õiguspüramiidi, kus siis looja on püramiidi tipus, meie teema loominguna meeste ja naistena oleme järgmisel astmel, siis tulevad valitsused, siis valitsuste seaduste kohaselt loodud korporatsioonid, igasugused valitsuse ametid, värgid ja siis need isikud, juriidilised isikud, entiteedid, kellega siis valitsus manipuleerib. Ja ongi nüüd küsimus selles jah, et me peame sellest illusioonist vabanema, et me istume seal kõige all, vaid nagu mõistma, et me oleme seal tipukandis ikkagi. Ja valitsus ja kõik asjad on meist allpool. Jaa, täpselt. See on midagi sellist, millest ma ise ka sain aru siis, kui ma Larken Rose'i raamatut lugesin, hakkasin mõistma seda, et inimesed on kõik nagu selles mõttes ühe pulga peal nagu võrdsed ja ükski inimene ei ole ju teise inimese nii-öelda master ega slave, ehk siis ei ole nii-öelda kellelgi pole õigust teise üle valitseda. Et siis see tähendab seda, et ma sain aru, et aga inimesed ei ole minu autoriteet, sest nad ei saagi seda olla. Nad pole loodud selleks ja mina ei ole ka kellegi autoriteet. Selles mõistes, et minul oleks kellegi valitsemise õigus. Ja siis ma mõistsin... Sa võid olla eeskuju. Just, ma võin olla eeskuju. Ma võin olla suunanäite, kui keegi tahab järgneda midagi sugusteks. Aga see, et millest ma aru sain, oli ka see, et et siis mina vastutan enda elu eest ja ma alistun ainult loojale, taevasele isale, nagu mina teda nimetan ja nagu ka Jeesus teda nimetas. Ja siis see tähendab seda, et kui tema minu ainuke autoriteet, siis põhimõtteliselt on asjad nagu lähevad paika sellega tegelikult. Ma võtan oma õige positsiooni, oma õigest suhestumine või midagi sellist. Et ma sätin ennast õigesse kohta ja ei üles ega alla ja vaid õigesse kohta, eks ole, et nii-öelda on siis see looja, siis olen mina ja siis teised inimesed, kes on siis minuga ühe sama pulga peal, ehk siis nad ei ole minu autoriteedid, kaasa arvatud poliitikud, ma ei tea, vanglaülemad, politseinikud, minu ema, isa, kes iganes, vennad-õed, et selles mõttes. Ja mis tähendab seda, et kui üldse valida on, et kellele ma siis kuuletun, või kelle sõna on lõplik, mis maksab ja kellele nii-öelda siis mul tasub alistuda, on siis see isik, kelle seadused ja asju mina muuta ei saa ja kes on inimestest kõrgemal, ehk siis ainult üks ongi inimestest kõrgemal. Ja see on taevane isa, inimeste hingede looja. Ja
kui ma alistun talle, siis mina näen, et ma sel juhul elan oma elu kõige paremal viisil, kuidas ma seda elada saan. Asjad muutuvad ausaks. Omavahelised suhted saavad sellest ausamaks minna, paremaks minna. Siis jääb väga palju ülekohut ära, kui mitte täielikult, et kui kõik hakkavad niimoodi põhimõtteliselt mõtlema, et mina mõtlen nii. Ja tead, kui vabastav see oli, kui ma sain aru sellest, et teised inimesed ei ole minu autoriteet. Mul oli see efekt, et ma olen vaba valima, vaata, et ma ei pea kartma ka inimeste karistust. See natuke läheb pikemaks see teema, aga ma kunagi paar aastat tagasi sain aru sellest, et mul oli selline asi nagu ema kartus, võiks seda nimetada, et kartus oma ema ees. Mis tähendab seda, et väikse poisina otsustasin, et okei, ema ja isa minu autoriteedid, nemad teevad paremini, nemad on targad, nemad ütlevad, kuidas asjad käivad ja mina alistun. Sest ma olen laps ja mis mina ka tean umbes nii. Ja tegelikult see otsus jäi ja kasvasin suuremaks, see otsus jäi. Mingi hetk sain aru sellest, oot, aga miks ma nii otsustasin? Sest ma olin ju laps, on ju. Aga nüüd otsustasin ringi, et ma ei karda enam oma ema, eks ole, et ta ei ole minu autoriteet. Ja siis on nagu, ma ei peagi kartma enam tema mingisuguse kurjustamisi, ma ei pea kartma, et ta mind kritiseerib, ma ei pea kartma, et ta minuga pahandab. Mis tähendab seda, et ma muutusin palju vabamaks sellest ja see oli nagu hästi-hästi hea. Teed ühe olulise otsuse, mis mõjutab väga paljusid erinevaid asju paremuse poole, et see on üks asi, mis mulle on siis see juurde andnud, see õige alistumine, teisisõnu siis loojal alistumine ja tema armastuse seadustel alistumine. Jaa, see vabanemise tunne, see tuli ka mulle tuttav ette, mäletan, kui ma sain lähemalt tuttavaks anarhiaga ja mis vabadus tähendab. Ja mingi hetk, see võis isegi natuke varem olla, sest ma natuke juba vaatasin, mis maailmas toimub varem ja palju on võltsi ja valet. Ja mingi hetk taipasin, et ma ei pea uskuma, mida mul koolis õpetati. Ma ei pea uskuma, mida meedia räägib. See oli siuke moment. Just. Tekitas siukse vabanemise. Jaa. Kuigi ma olen täheldanud peale seda, ma olen omale nagu selliseid autoriteete otsinud. Ma tüüpiliselt YouTube'ist, et mingisugune autor maru hästi räägib ja siis see on alati lõppenud sellise pettumusega lõpuks, et ei saa inimeste hulgast autoriteeti niimoodi endale võtta, et see ei lõppe kunagi hästi. Me saame õppida neilt midagi, aga just. Jaa, et selles mõttes, et ma mõistan. Ja teiseks on ka see, et inimesed ei ole täiuslikud, et tihtipeale me näeme, et keegi teeb mingid suurepäraseid asju, vaatame muutuva mingis mõttes fänniks, on ju, kui seda niimoodi sõnastada. Ja paljudele meeldivad erinevad siuksed suured tegijad, Grant Cardone'id, kes iganes, on ju, et ja siis eeldatakse tihtipeale seda, et see inimene on, teeb nii palju asju õigesti, siis on nagu ta on järelikult suhteliselt täiuslik ja nii edasi, aga siis kui selgub, et ma ei tea, ta vaatab kodus pornot tegelikult ja teeb mingid muid asju, et siis mulje nagu muutub, et oota, tal on ka mingid vead või et ta ei olegi täiuslik või, et welcome to the real world selles koha pealt, et teine asi ongi see, et inimesed ei ole täiuslikud ja ega see on üsna normaalne, aga ma arvan, me tihtipeale mõtleme ka inimestest ja ka inimeste tehtud seadustest kui täiuslikest, aga siin on jälle seda läbinägemisvõimet vaja, et aru saada, et kuule, asjad polegi päris nii, nagu meil on räägitud või kuidas suur osa inimesi usub. Et siis jälle selline ärkamise hetk ja see on tegelikult hästi hea tõele ärgata ja armastusele ärgata, nii et see viib edasi. Ja, veel täiendaks tuli meelde, et miks veel on oluline see kontakt loojaga leida ja aru saada, kes sa oled ja kus sa tuled ja kus sinu õigused pärinevad. Ja lugu on selles, me räägime sellest hilisemates saadetes võib-olla, meil on väike plaan teha vabaduse alustalade sari, kus rääkida siis tervest mõistusest muu hulgas. Ja millised võltsid ja valed maailmas seda terve mõistuse omamist raskeks teeb. Aga mainiks vaid nii palju, et
maailm on, noh, ilmselgelt on mingi tsentraalse juhtimise all, kui siin vaadata seda viimaste aastate koordineeritud tegevust. Või viimase pooleteist aasta, 2020 edasi, oli muutus eriti ilmseks. Ja üks selle juhtstruktuure, noh, mitte küll kuidagi ametlikult, aga mitteametlikult on vabamüürlased. Ja vabamüürlased ei ole ateistid. Neil on oma usk, mis on minu arusaamist mööda ikka, neil on oma piibel, kuid mida edasi seal kõrgemale ronida, seda selgemaks saab, et nende põhimõtted lähevad vägagi vastuollu looja universaalõigusega. Ja siis räägitakse jah, et kohtunikud, need on siis muidugi seal klubis ja nemad põlgavad ateiste. Nad austavad sind palju rohkem, kui sa lähtud nagu ikkagi vaimsest seisukohast. Vähemalt nii on see seal Ameerika pool. Et see on ka nagu, see mind nagu pikapeale inspireeriski, et siiski vaadata täpsemalt, et mis see piibel endast kujutab ja miks ta peaks olema siis seadusraamat. Ja ma arvan, et seal on oma tõetera. Isegi kui ta ei ole, siis paistab, et õigussüsteem sellest nagu juhindub mingil määral. Ja moraal on ka põhimõtteliselt ju sealt väga palju nagu kooskõlas sellega. Moraaliseadus, moraaliõpetused ja kui selline, eks, et inimeste elude väärtustamine ja kõik see teema, eks ole. Sellepärast on ka kõik see abordi vastasus ja sellised asjad, et noh, normaalne, et ka noh, tapmine ei lähe kohe kuidagi armastusega kooskõlla. See on ilmselge ja jah, põhimõtteliselt igal asjal on tagajärjed, nii et lihtsalt me saame valida, mis tagajärgi me tahame, eks. See ongi nagu see küsimus. Paljud inimesed hoiavad piiblist eemale, jumalast eemale, kartes tegelikult seda, et neil võetakse vabadus ära. Või et nad siis ei tohi seda teist kolmandat teha enam, on ju. Ja ainult mingid piirangud, värgid tuleb peale, vaata lõpuks oled kastis omadega ja mingi usuhull või mida kõike, inimesed kardavad või ette kujutavad, mis nendest siis saab, on ju. Et see on üks põhjus, et miks tegelikult eemale hoitakse. Aru saamata, et tegelikult sealt saab just väga palju kasu tegelikult ja vabastavat. Just see, millest me oleme siin rääkinud, et kui sa jõuad tõeni, siis sa jõuad armastuseni ja sa jõuad vabaduseni. Et need asjad käivad omavahel kooskõlas. Et seda sa ometi ju, inimesed üldjuhul seda ju ei peaks ju kartma, et keegi ju ei peaks kartma minu arust olla armastav, olla vaba, eks ole, ja julge, hea. Need on ainult head perspektiivid iga inimese jaoks, et väljavaated kohe lähevad selles mõttes ilusamaks. Ja, võt kõik need piirangud on kiriku loodud tegelikult. Sa loed ise piiblit, sa juhindud sellest, mis läheb sinu sügavama sisetundega kokku ja katsetad, mis on, kui sa ei tee nii, mis tunne on. Siis saad niimoodi kontrollida neid seadusi. Ja no, Jeesus seal kritiseeris pidevalt kirjatundjad ja varisere ja nüüd on siis tema õpetus kirjatundjate ja variseride poolt üle võetud. Ei maksa sellest ennast heidutada lasta. Tuleb ise lugeda ja võib-olla kuulata ka selliste sõltumatute inimeste arvamusi ja teha omad järeldused sealt, et on ta midagi väärt või ei ole. Jep, täpselt. Tuleb ise lugeda uurida. Üks asi on see, et noh, kui nüüd piiblit lihtsalt korra veel mainida, et siis inimestel on ikka eelarvamus, et mina ei taha sest piiblist, mina ei kuulda niisugused ka, eks. Et lihtsalt kohe hoiavad eemale nii-öelda, et kuna see FUD, ehk siis fear, uncertainty and doubt, eks ole, et inglise keeles selline termin, et kus hirm, ebaselgus ja või selline kahtlus ja nii edasi, eks. Et need nagu hoiavad tagasi, et FUD on selline lühend termin. No, mul hakkab juba FOMO tekkima, et fear of missing out. Ja, just, krüptoterminid siin veel. Hirm ilma jääda. Just, no nii. Et tahaks nagu teada, mis edasi saab. Ongi, et inimesed hoiavad piiblist ja jumalast eemale just selle faadi tõttu, mida on nii-öelda maailmas tekkinud ja ise uurimata täpsemalt, lähemalt uurimata, eks ole, et võib-olla kardavad, võib-olla on, mis iganes on, lihtsalt ongi see, et hirm ilma jääda millestki heast, eks ole, või vabadusest või millest iganes.
aga pigem ongi uuri järgi, võtta kätte, loe ise, avasta, vaata, mis seal kirjas on, eks ole, ja eriti just ma mõtlen neid universaalseid asju, eks ole, et mis aitavad su elu tegelikult paremaks teha. Ja soovitan seda sinu videot ka, selle saab ka panna siia kirjeldusse ja Telegrami. Seal ta nagu selgitab ilusti. Sa ei pea midagi kartma, et sa pead hakkama midagi tegema. Sa ei pea midagi tegema. Kui kõik see midagi sealt kokku ei kõla, siis ei kõla ja just. Mingit, sa ei pea kohe kirikusse minema järgmisel päeval, nii kui piibli lahti teed. täpselt. Ja siis kui läbi saab, siis ka ei pea. Ei pea, jah. Võid ka kodus istuda, midagi ei juhtu. Et selles mõttes, et ongi tore see, et me oleme täiesti vabad olendid ja me võime teha selles mõttes mida iganes, aga lihtsalt me peame arvestama, et tagajärjed on ka, eks ole, et muidugi ma võin praegu lihtsalt ka teha asju, mis ei ole kooskõlas, et selles mõttes, et üks asi on see vabadus ja et vabadus teha, mida iganes sa tahad, on ju. Viskan kellegi akna sisse vaata. Olen vaba, viskan kiviga akna sisse. Aga siin jälle see küsimus, et mida ma siis saavutada tahan, on see armastav tegu või ei ole, eks. Ja kas see toob kasu või see toob kahju, et need asjad läbi mõelda, et Paulus vist oli see, kes ütles, et ma olen vabad tegema mida iganes, aga kõigest ei ole kasu. Et kõik asjad ei ehita inimesi üles ja nii edasi, et lihtsalt me saame mingid asjad jätta tegemata. Ja samamoodi suhetes ju, mingis mõttes me oleme piiratud, et nüüd ma olen suhtes, nüüd ma ei tohigi, ma ei tea, teisi suudelda või ma ei tohigi oma naist lüüa või sa ei tahagi, see armastav inimene niikuinii ei taha teha neid asju, vaata. Kui sa mõtled, mul on probleeme olla armastav inimene, siis see on juba teine lugu ja selle kohta võib-olla teeme midagi eralda saate, rääkida, kuidas saada armastavamaks inimeseks ja kuidas mina olen saanud. Aga siis ongi see, et sa ei taha niikuinii teha neid halbu asju, vaata. Sa niikuinii ei taha selle armastuse seadusega vastuollu minna. Sa tead, et see tagajärg on see, et see laine läheb sult minema või mis iganes, on ju. Et siis loomulikult sa teed neid häid soppis, tood lilli või viid kuskile välja sööma, korraldad mingi pikniku, vaatate koos head filmi, võib-olla väike massaaž ja nii edasi, et variant, mida teha ja kuidas seda asja üles ehitada on ju olemas ja kõik see läheb armastusega kokku ja lihtsalt see on nauding, see on ju tulemused, mida sa tegelikult tahad, eks ju. Vähemalt mina mõtlen nii, võib-olla mõni teine tahab midagi muud, aga lõppkokkuvõttes ongi see, et tee seda, mis tundub nagu, et see toob kasu, vaata. Nii endale kui teistele. Jah, võib ka niimoodi, et kõik põhineb nagu nõusolekul, et ka mehe ja naise vahel, et võid ju omavahel kokku leppida, et suudleme teisi ja saab ka nii ja siis vaata, kuhu see sind viib. Just, eksperimenti. Jah. Võib-olla viib heasse kohta, aga katseta ise. Jep. Täpselt. Selles mõttes õige, et natuke katse-eksitusmeetodit vahel elus kulub ära, õpime ka uusi asju. See ei olnud mingi soovitus, et nüüd tehke halba või nii. Aga see oli lihtsalt mõttest, et vahel me inimestena peamegi mingis mõttes oma vitsad saama, õppima oma vigadest ja nii edasi, et aru saada, kuidas siis asjad nagu mõeldud käima, ütleme siis nii. Aga loomulikult meil on alati vaba tahe, meil on alati võimalik valida, lihtsalt me õpime valima paremaid asju. Meie parantamatus selles reaalsuses, et paratamatult teeme halba ja paratamatult peame õppima, kui me ei taha uuesti sama viga korrata ja kui me ei mõista, millest meie mitte õnnelik oleks siis pärinud. Igal juhul päris põnevaks kiskus, mul endal vähemalt see jutu ajamine. Ma vaatan, et palju meil läinud on juba selle saatega, et ma isegi ei tea, kaua me rekordinud oleme siin. Aga kas midagi veel seaduse teemadel praegult räägime läbi? Räägiks natuke, et siin on suhtes ametivõimudega siis kõik tegelikult, mida nad alati õngitsevad, on nõusolek. Et ükskõik mis viisil. Ja kui sa seda ei anna, siis igal võimalikul meetodit kasutades proovitakse sind komistama panna. Eriti kui asi kohtusse jõuab. Et näiteks küsitakse, mis on su nimi. Endal on tal kohtunikul ees sinu juriidilisi isiku suur täheline nimi. Ja kui sa ütled oma nime, siis on järelikult sa aktsepteerid seda, kuigi sinul seda ees ei ole. Isegi kui sa tead vahet kirjapildis. Siis on neil alati vaja sinu aadressi. Kus sa elad? Kus ma elan oma kehas näiteks.
igaüks peab ise teadma, kus ta elab. Mina elan siin kehas. Ma võin ööbida kus iganes või kus liikuda kus iganes. See ei puutu asjasse. Ja sünnikuupäev on neil väga oluline, sest selle järgi on neil Eestis ka isikukood ja selle järgi nimed korduvad, selle järgi on siis võimalik lihtsam nagu seda fikseerida seda, selle isiku parameetreid. Ma ei saa kuidagi öelda, mis kuupäeval ma sündisin, ma ei ole sellest mingit mälestust, esimesed mälestused on mul 4-5 aastaselt võib-olla. Kuigi see on veider, võiks olla nagu ikka tunduvalt varem. Miks see nii on, see on veel vaja välja selgitada. Aga ma võin öelda, et mul on põhjust arvata, et see juhtus selle aasta sügisel näiteks või. Ma ei saa nagu tunnistada kohtus, et minu sünnikuupäev on see ja see. Ma ei ole selle kohta isiklikku teadmist. No siis on see, et töötavad, aga siis kutsutakse, et aga sinu ema saab seda tõestada, et su ema ikkagi teab seda kuupäeva, et millal ta sünnitas. Jaa, aga ema ei puutu seal kohtuasjas kuidagi asjasse, et nad võivad kutsuda, aga ma ei ole kuulnud, et seda oleks kunagi tehtud. Okay. Ikkagi seal kohtuasjas ei pruugi sinu emal mingit pistmist olla selle teemaga, mille pärast sa seal kohtus aega veedad. No siis, mida veel? Ja siis proovitakse sulle igasugused silte külge kleepida. Küll kodanik, küll maksumaksja, küll elanik, küll sõidukijuht, mis iganes. Mina olen mina ja mingeid silte ma ei aksepteeri. Ja neid tulebki aktiivselt tõrjuda selliseid sildistamise katseid. Muidu vaikimine on kohtus nõusolek. Ja märkuseks veel, et ma ei ole pidanud sellega ise tegelema, et see on kõik ammutatud, et need mõtted nende inimeste jutust, keda ma olen siis kuulnud, kes on mingisugust edu nende rünnakute tõrjel saavutanud või isegi kahjutasu saanud ametivõimudelt. Wow. Oleneb jah, mis see eesmärk on. Reeglina on ikkagi kahjunõude eesmärk on heidutus. Ja siis suhtumine. Suhtumine peab alati olema, sa pead säilitama au ja väärikuse. Selles suhtes, et sa käid nagu lõug püsti ja kuidagi selline uhkelt, vaid et sinu käitumine oleks lugupidav, kui sa soovid, et sinu vastu mingit lugupidamist on. Ja kui sinu käitumine on lugupidav ja kohtunik näiteks läheb närvi ja hakkab seal karjuma, see on selge, et kes on auväärne ja kes ei ole siis. See on väga tähtis seal. Eriti tähtis on muidugi see, et sina oleksid auväärne. Sest muidu on, alati nende meetod on ka see, et kui sa keeldud advokaadist, siis saadetakse sind psühholoogi juurde, ekspertiisi, kus siis on võimalik, et sinu teovõime tunnistatakse kehtetuks või et sa ei ole teovõimeline, öeldakse. Ja siis määratakse sulle advokaat. See ei ole hea variant, et alati on mõistlik läbi mõelda, et kuidas sellele vastata ja sellisele ettepanekule, et sind psühholoogi juurde saata, see põhineb jällegi nõusolekul valdavalt. Et sel või teisel viisil üritatakse nagu välja õngitseda. Ja siis sa pead proovima neid katseid tõrjuda. Sest sa ei ole mingit põhjust andnud selliseks kahtluseks, et sa ei ole teovõimeline. Just, ei on ebastabiilsuseks. Sa võid ka tingimuslikult nõustuda, et ma olen sellega nõus, kui ka kohtunik läheb selle psühholoogilisse testi, ütleme. Et see nagu esitad omalt poolt ka siis sel juhul vastutingimuse, et... see on ka üks viis, kuidas seda neid need on kaubandussuhted tegelikult. Põhimõtteliselt küll, jah. Ka riigi ja selle mehe või naise vahel, kodaniku vahel tegelikult on see mõeldud, aga kui sa ikkagi otsustad seal
aru saad, tekib sul selline ahhaa-moment, et tõepoolest, et ma ei ole kodanik, ma olen mees või naine. Ühesõnaga tingimuslik nõusolek. Tingimuslik kui tuleb mingi, kas tööandjalt mingi pakkumine, et oleks vaja nüüd vaktsiin teha või koroonapass, vaktsiin, koroonapass sama asi, siis saadad tingimusliku nõusoleku. See on eesti keeldegi on tõlgitud neid punkte, mida sinna panna, et neid tingimusi, kuidas siis nõudja või ettepaneku tegija peab siis nagu tõendama, et see on sulle kahjutu ja nii edasi. Ja võtma vastutuse ühesõnaga siis omalt poolt. Et ei saa niimoodi, et mingi ettepanek tehakse ja siis tehingu teine pool nagu mingit vastutust ei kanna. Et ei saa olla nii, et sa ostad mingi kauba ja siis tootja müüa mingit vastutust ei kanna, kui see praak on. Täpselt, garantii peab olema mingit sorti, vähemalt nii on nagu õiglane minu meelest, jah. Ja on ka öeldud, et see, millest ma täna siin rääkisin, see ei ole mitte tavaõiguse seisukohalt, sest tavaõigust kohtus rakendada väljaspool USA-d, isegi Kanadas, on suht lootusetu. Ja kui kohtusse ei toimeta, teed oma tavaõiguse kohtu, siis selle jõustamine on küsimärgi all, eks. Et see on kõik nagu equity law, ehk võib-olla siis omandi õiguse vaatenurgas kõik see asi, mis me siin täna rääkisime. Kaasa arvatud see, et sinu keha on sinu omand, eks ole? Jah. Ja siis ongi, et kui tehakse mingi pakkumine, siis esitad omad, võtad selle vastu, kui need sinu tingimused on täidetud, sa ei keeldu, säilitad oma au ja väärikuse, sest kaubanduses lihtne ei ole väärikas vastus, siis sa oled nagu kaotad oma au mingi sellise asjakohase filosoofia kohaselt. Ja kohtus siis ilmselt seda vaikimisi arvestatakse. See on vist praegu tõmbab asjad kokku päris hästi. Jaa. Kui oskad veel midagi lisada. No mõtteainet on siin küll, aga nii, et juba uusi värskeid mõtteid, mida iga päev ei kuule, ei oska isegi mõelda, oli siin kindlasti päris palju. Nii et egas muud, ma arvan, tõmbamegi sellega otsad siin vaikselt kokku ja siis ei lähe see saade ka väga ülemäära pikaks, nii et kes ikka jõuab neid kuulata, neid 2 tunniseid. No ja paneme siin kirjeldusse, videokirjeldusse ja Telegrami paneme siis ka kommentaaridesse selle lingid, millest juttu oli. Lisaks siis ütleks veel see konverents suvel oli tasuta, kui see kestis. Ja nüüd kes soovib kiiresti efektiivselt ennast kurssi viia selle temaatikaga inglise keelt valdab ja kellel $20 vaesemaks ei jää, et see saab sellise annetusega siis sinna registreerida ennast ja vaadata järele kõike neid videosid. See on siis Choose Freedom Law Summit ehk valivabadus, seaduse konverents valivabadus. Ja selle intervjueerisid siis Beth Martens ja Matt Belair. Ja see kõik saab linkidena alla. Aga siis ma arvan, et jätame hüvasti ja kohtume järgmine kord. Täpselt nii. Nii et tänud kuulamast, kaasa mõtlemast ja järgmise Uncast saateni. Olge hoitud ja tänud sulle, Reimo. Tänud sulle.